Tänasel nutiajastul mõjuvad sellised kastikad natukene vanamoodsana ja võiks isegi võrdlusi tuua mobiiltelefonide maailmast ja öelda, et need on nuppudega telefonid. Ja üleüldse on nad sellised tööriistad ja võiks võrdlusi tuua ka kuvaldaga, sest need on nii robustsed. Kastiautode kõige tähtsam osa on see, kus mina istun, ehk siis see kast. See on 1520 mm pikk ja 1470 mm lai ja kannatab umbes 10 mind, ehk siis natukene üle 1000 kilogrammi. Ninaosa on saanud natukene agressiivsema välimuse, eriti palju rõhutatakse just seda Mitsubishi logo ja kui tahate saada seda autot natukene edevama välimusega, on võimalik siia tellida siis piiksenoon laternaid koos LED-päevasõidutuledega. L200 on võimalik saada 2 erineva kabiinipikkusega, lühike ja siis selline 4-aukseline, aga kuna eestlased eelistavad sellist 4-aukselist, tuuaksegi ainult sellist ja lühemat ei tarnita. Ja disaini poole pealt rõhutatakse just sellist J-tähe kujulist kabiiniseina, mis siis annab tegelikult tagaistujatele natukene rohkem ruumi, kuna seljatoed on 25-kraadise nurga all. Ja kuna kastikatega käiakse ikkagi ka maastiku peal, siis on tähtis selle auto clearance, mis on siis 200–205 mm. Kapoti alt leiab täiesti uue 2,4-liitrise 4-silindrilise diiselmootori, millel on kas 113 või 133 kilovatti. Käigukastide valikus on 6-käiguline manuaal või 5-käiguline klassikaline automaat. Ja edasi on kõik mudelid tegelikult 4-rattaveolised, saab ka lülitada tagarattaveoliseks ja vajadusel on ka siis keskdiferentsiaali lukk ja aeglusti. Uue L200 puhul suurendati ka kabiini ja tänu sellele on siin piisavalt palju ruumi ja öeldakse, et siia mahub isegi 5 inimest, kuigi hea oleks sõita 4-kesti. Ja tänu sellele, et siis see tagasein on J-tähe kujuline, on siin ka natukene mugavam istuda, kuna seljatugi on tahapoole kaldu. Selle auto sisemus on selline retrohõnguline jaapanlane, ehk siis kõik materjalid on sellised poolmattias plastikust ja samas on need ka väga lihtsad ja neid on ka väga kerge puhastada. Ainukene, mis siit puudu on see vana rohelise valgusega digitaalkell. Topsihoidjad on siin täiesti ilusti olemas, 2 tükki ja 0,7-liitrine pudel püsib siin sees ilusti. Ära on kadunud tavaline selline kang, mis siis lülitas vahekasti ja nüüdseks on siin selline nuppe, kus on siis ka erinevad seadistused. Esimene asend on puhas tagavedu. Teine asend on 40-60 jaotuses nelikvedu, millega öeldakse, et siis võib ka nüüd 100% ja igapäevaselt sõita ka asfalti peal. Siis on keskdiferentsiaali lukustusega nelikvedu 50-50 asenduses ja siis on nelikvedu, mis on siis aeglustiga. Juurde on tulnud ka puutetundlik ekraan, selline omab kõige tavalisemaid multimeedia lahendusi, aga on olemas ka 7-tolline, mille sees on ka siis navi ilusti olemas. Istmed on saanud ka natukene külgpolstrit juurde ja nüüdseks enam ei kuku kohe nendest välja, aga endiselt on istme põhi natukene lühikene ja see auto on sobilikum just lühematele inimestele. Maastikul on see auto ikkagi esmaklassiline ja vahet pole, millise pinnase peale minna. Kõige suuremaks teguriks või takistavaks teguriks jäävad ikkagi rehvid. Siin on natukene karedama mustriga rehvid kui tavaliselt, aga need jäid meil tegelikult pärssima enamus seda liikumist ja isegi pole vahet, et kas see keskdiferentsiaali lukk on sisse lülitatud või mitte. Auto suudab ka siis vägagi edukalt erinevatest mägedest üles sõita. Ja minu arvates ongi see auto maastikul väga omas elemendis ja seal ta peabki töötama täpselt nii, nagu ta täna ka töötas. Maantel on sellise kastikaga ikkagi natukene ebameeldiv sõita tänu sellele, et taga on lehtvedrud ja see tagumine ots on jäik ja see kipub natukene hüppama. Aga see on paratumatus sellepärast, et kõik kastikad enamjaolt ongi sellise juhitavusega tänu sellele, et sinna on ju vaja ka omajagu raskust peale panna. Mürataseme poole pealt on Mitsubishi väga hästi tööd teinud ja see auto on suhteliselt vaikne. Tuule- ja rehvimüra on väga vähe kosta ja praegusel hetkel me sõidame 110 km/h tunnikiirusega ja hetkel ma midagi kuulen, aga seda ka sisuliselt vähe. Ja kui 90-ga sõita, siis see uus 2,4-liitrine diisel töötab tegelikult väga vaikselt. Küll kiirendades on kuulda seda kärinat,
aga rahulikul sõidul on see ikkagi vaikne. Mootoris on piisavalt palju jõudu, et ka veoautodest saab mööda ja 0-100 kiirendus on natukene üle 10 sekundi. Keskmine kütuse kulu on 6,4 kuni 7,5 tehase andmetel ja mina sain sinna 8-9 vahele. Hind algab 24 800 eurost ja sellisel juhul saate selle 113 kilovatise diisli koos manuaalkäigukastiga ja kõige kallim mudel maksab 31 800 eurot ja sellisel juhul saate te ka kõik need vägevad asjad, mis ma Eestiks ütlesin.